ei armas. Raama siin ja Katrin ka. Me oleme istunud siin juba tükimat aega, lülitasin su ka sisse juba oma istumise ajal ja ettevalmistus on olnud jälle üsnagi kelle mõistes pikk, kelle mõistes lühike, see ongi, eks ju, igaühe enda hinnata, kas midagi on tema jaoks toimumas pikalt või lühidalt. Aeg ju kaotab oma mõõtmed, kui sa lähed kuskile sisse. Kus sees me otsapidi oleme? Ja me oleme juba selles võimsas varjutuste koridoris sees. Me oleme juba 24 tunni kaugusel, isegi vähem juba sellest päikese varjutusest, meie loovast kuust veevalajas. Nendest müstilistest seisudest, kuhu me oleme sinuga jõudnud, armas. Aga et edasi minna, Raama ütleb, hingame ennast kohale kõigepealt. Me ei ole ammu sulle seda puhastavat kella löönud, aga täna me lööme seda. Lööme need 3 kella ja hingame ennast siia kohale. Esimene. Teine kell. Hinga. Täida. Hoia. Vabasta kõik, mis sind enam ei teeni. Kõik see, mis sai seest välja poole saatmiseks kokku korjatud. 3. kell. Kõik, mis meid enam ei teeni, laseb meist lahti. Ja seda ta teeb just nimelt veel see tore 24 tundi ennem. See on nii naljakas öelda, sest tegelikult see ei ole ju 24 tundi. See on tegelikult juba vähem kui 12 tundi, kui teatepulk saab üle antud. Mis teatepulgast me räägime? Armas, kui sa veel ei tea, siis me oleme jälle uue aasta alguses. Kui me räägime sellest Hiina kalendrist ehk
kuukalendrist. Kuukalendris algab uus aasta. Lahkub ja lõpetab puumadu, kes on andnud meile terve aasta sügavat puhastust, seda nahkade maha koorimist. Koos Hermitiga, erakuga, kelle aasta number andis meile eelmise aasta toe selleks suurpuhastuseks enda sees. Planeetide seis lükkas meid eelmise aasta märtsis ka aasta tagasi. Kuhu ta lükkas meid? Sinna kookonisse, sellesse chrysalis in English, kookon eesti keeles, kuhu päevakoerake läheb liblikaks muunduma. Ehk meid lükati eelmine aasta transformatsiooni tsüklisse sisse. Seda me rääkisime sulle terve möödunud aastaringi. Kuidas ussikesest, päevakoerakesest saab liblikas, mudaussikesest saab kiil. Me oleme jõudnud siia hetke, kus meid lükatakse järgmine samm edasi, sellest kookonist väljuma. See puhastus, see alkeemiline muutus iga algava alkeemiku sees on möödunud kuude ringide jooksul saanud tehtud. Me oleme valmis võtma vastu neid päikesekiiri ja usaldama, et meie tiivad kannavad. Mida nad kannavad, keda nad kannavad, millised tiivad? Jah, räägime hästi palju piltides, metafoorides, mis tegelikult ütlevad sulle just nimelt seda, mis toimub sinuga energiatasandil. Sina kui energiaväljendus mateerias, kes sa oled transformeerumise teekonnal. Sa näed, meile on täna mitte juhuslikult selga juhatatud. On see alateadlik valik või on see väga täpne juhatuse kuulamine? Meil on maokleit seljas, mis on pruun, mitte roheline. Pruun on maavärv. Puumadu oli maamadu, eks ju. See on see maailma energia, see maandav osa selles suures tulesähvatuses. Meie enda jaoks, selle kehamasina jaoks on meie maandaja kuumärgis sõnn, maamärk. See maakleit on tänases saates see maandaja. Peas on meil tuli. See tulihobune, kes võtab selle teatepulga üle ja kõik see toimub veevalajas, mis ei ole veemärk, ära lase eksitada ennast veest selles sõnas. See on väga sügav ja kaheti mõistetav energiate mäng. Kui kõik taandub veele, siis see on ka vesi. Aga veevalaja märk ise on õhumärk, mis tähendab hästi kiire ja kerge liikumine, tuul. Veevalaja on eriti uuenduslik, tehniline,
innovatiivne, futuristlik. Kasutame kõiki neid sõnu, mis tegelikult viitavad kõik ühele, aga need sildid sinu jaoks on kas vähem või rohkem kasutatud. See vesi, millest me koosneme ja mida sõna otseses mõttes veevalaja, kelle käes on anum veega, kallab praegu maale. Kosmos on vesi, kosmos on see voolav energia, see on see kosmiline tarkus, mida veevalaja meile kallab otse maale meile kõigile. Temaga koos seal üleval on väga imeline seis. Päike ja kuu. Üks annab valgust, teine peegeldab valgust. Üks on jumaliku meesprintsiibi esindaja, teine jumaliku naisprintsiibi esindaja. Nad on mõlemad veevalajas. Kes veel seal on? Päikese taga teevad oma ümbersündi. Veenus, Marss. Mis see meie jaoks tähendab? Me juba eelmistes portaalisaadetes natukene seda mainisime, et see tähendab meie jaoks nende arheotüüpide restarti kogu energia väljas. Nii jumaliku naisprintsiibi kui jumaliku meesprintsiibi. See koostöö just nimelt sellega tegelebki. Kuidas sina seda endas tunned? Kuidas sa saad aru, et muutused läbivad ka sind? Sa kuulad seda keha, sa kuulad seda, kuidas sa lähed ühest päevast teise samm-sammult. Mida ma kuulan? Mida ma jälgin? Seda, kus on sinu fookus. Kas sinu fookus on endal, enese eest hoolitsemisel või on ta endiselt kusagil seal, kus tahetakse sinu tähelepanu püüda? Tegeleb ta nende suurte küsimustega, mis paljastuvad järjest, sest just nimelt see toimub. Uraani ja Pluto koostööl avaneb järjest rohkem tõde. Tõde, mis on nii talumatu, et see ärritab enamus inimkonda. Aga kui sina kuulad ennast ja teadvustad, mis, kes, kus on kõige tähtsam selle ülemineku kaasa aitamisel, toetamisel, uue loomisel. Ja sa vastad, et see oled sina ise. Ja sul ei ole seda väärtuslikku energiat jagada väga palju mujale kui enese sageduse hoidmisele. Siis selle üle on meil väga hea meel, kui sina armas teisel pool oled sellel samal sagedusel, aitad hoida seda võrgustikku, mis järjest toetab maailma ülestõusu, kogu inimkonna ülestõusu, sest need ülestõusulained, need käivad nipsust lülitustena. Kas kõik ärkajad tõusevad ülesse? Ei, ka seda oleme me öelnud. Kõik ärkajad ei tõuse ülesse. Nad läbivad teste. Ja absoluutselt igal ühel on oma koht omal teekonnal, täpselt seal, kus ta olema peab, et kogeda neid kogemusi, milleks tema siia on tulnud. Keegi ei ole kusagil vales või õiges kohas. Igaüks on täpselt omas kohas, oma arengus.
kellest sõltub see, kas sinu sagedused tõusevad või langevad, kas sinu areng kiireneb või aeglustub. Ainult sinust endast, igaühest meist endist. Jah, meil on olemas õnneks need eeskäijad, kes aitavad meid hoida sellel teerajal, kuhu me oleme oma otsusega siia maandunud. See otsus, et olla ülestõusu teekonnal, et tulla seda uut maailma looma, see otsus on tehtud enne maandumist. Usalda, kui sa oled siin, on see otsus sinu sees olemas. Need, kellel on otsus tehtud, et nad on uue maa loomiseks siia kehastunud, neil jääb üle vaid usaldada iga oma järgmist sammu, mitte üle mõelda, mitte juurde õppida, vaid vabaneda kõigest, mis siiamaani on olnud. See madu lehvitab meile. See madu tõi meile väga-väga võimsa laine puhastumiseks. Sina, kes sa oled selle teekonna meiega kaasas käinud, sa tead, kuidas sa oled saanud raputada, kuidas sinu seest on välja kistud erinevad pildid, kihid, erinevad ülesanded ja testid, mida on tulnud läbida. Läbimine võib tähendada väga palju erinevat. Ta võib olla väga raske füüsiline läbimine, ta võib olla väga kerge. Teadvustunul olendil lähevad kõik need testide läbimised järjest kergemaks, sest sa näed, sa teadvustad, sa annad ta vabaks. Sa ei ole seotud nende asjadega, sa ei vea neid kaasa endaga enam, vaid tänad neid, et nad on olnud sinu teekonnal ühtedeks kogemusteks. Ja see pagas, kogemuste pagas, mida me omame, on igal ühel erinev. Eks ju? Seal võib olla väga erinevaid sarnase mustri järgi kogetud kogemusi. Neid ka erinevas koguses. Ja erinevate tunnetega läbituna. Sest sa oled üks ja ainulaadne, ainukordne, täiesti kordumatu, multidimensionaalne, mitmesageduslik eesti keeles, mitmetasandiline hing oled, kellel on kogemusteks antud kehakostüüm, mis on ainuke asi siin maa peal, mille eest sina pead vastutama. Selle kostüümi korrasoleku ja toimimise eest, sellel üleminekuperioodil, selles kookonis tehes oma tööd, et saada sealt kookonist välja tulla, et olla valmis vastuvõtmiseks nende võimsamate, veel võimsamate valgusenergiate vastuvõtmiseks, mis muudavad meid järjest kiiremini, mis muudavad nähtamatut osa ja nähtavat osa. Kui sa saad aru, nähtamatu osa muutub kiiremini. Nähtav osa võtab rohkem aega muutumiseks. Sinu kaasabil toimub see kergendatult ja kiirendatult. See on üks osa teadlikust teekonnast. Miks Raama kordab, jäta maha kõik vana maailma teadmised, õpitud teadmised, väljendid, mustrid. Vanust ei ole olemas, see oli selle 3D maatriksi mustri osa. See mäng on läbi. Kas ja kuidas annad käsklusi siit hetkest sina oma kehamasinale? See näitab kehamasina tegevuses
ennast üsna kiiresti. Kui sa tühistad need programmid ja teadvustad, et see muutumine võtab aega, sest see on energia materialiseerumise vorm, eks ju, et me näeme seda. Neid muutusi ka me näeme ja üsna kiiresti. Kui sa vaatad enda ümber, vaata neid olendeid, kes on läbinud erineva arvu kogemusringe ümber päikese. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Meie ümber väga palju ei ole veel neid 110-seid, aga 10 aasta pärast on neid juba rohkem. Ja nii edasi ja nii edasi. Niisama ei öelda, et tänane 50 on uus 30. Sest see muutumine on juba toimimas ja toimumas. 60 elukogemusringi ja uus kostüüm nagu 30. 70 elukogemusringi ja uus kostüüm nagu 33. Kas hakkad aru saama, et need läbitud ringid vanas maailmas on teinud sinule ettevalmistuseks kõik läbitud kogemused, et sina siin ja praegu usaldaksid ja teaksid, tunneksid oma keha kostüümi ja aitaksid tal läbida seda transformatsiooni. Mis ja kuidas edasi välja näeb, me keegi ei tea, aga me tunneme enda sees seda muutust. Me tunneme neid erinevaid muutusi, mida meile saadetakse. Me kollektiivselt saame aru, et meil midagi toimub siin, meil midagi toimub siin, meil midagi toimub siin. Küll meil ei lasta magada või siis antakse väga hästi ja väga palju magada. Tiiger, mis sa teed siin? Meie silmanägemist küll tuhmistatakse, küll pannakse kriipima. Meie kurgutšakra, meie 3. silm, see on väga tugevas muutuses praegu. Ma ei tea, aga ma usun, et üle poolte, kes on teisel pool ekraani, on tundnud viimasel ajal takistusi oma kõris, oma ninas, neelus ja silmades. Teisel pooltel on erinevaid teemasid. Kõhus aru ei saa, mida süüa, kuidas süüa. Vahepeal oled näljane nagu hunt ja vahepeal ei taha mitte midagi. Piisab ainult veest. Nii ongi. Ja kõikide nende erinevate ilmingute ilmnedes, välja tulles, kui sina kuulad oma keha ja usaldad seda, et ta on muutumises ja sa ei ole nendes muutustes üksi, siis sa usaldad ka seda läbiminemist protsessist ja aitad ennast võimalikult kergetel viisidel, ilma erinevate keemiliste preparaatide poole kätt sirutades, vaid just nimelt naturaalsed õlid, mis meil on kasutuses, vesi, keha tahab rohkem vett, vesi on informatsioon, mis aitab vanal välja tulla, uuega asendada, iga muutus võtab aega, iga tervenemisprotsess võtab aega. See aeg, mida ta võtab, väsitab sind. See võib anda teisi sümptomeid.
kuula ja usalda. Kui silmad on kibedad ja näha midagi ei taha, palun ära näita. Ära pressi jõuga endale peale seda, mida tahtsin öelda aju. Mida see tegevjuht tahab sulle öelda, et näe, vaata veel, kuula veel. Kui su keha ütleb, et ei ole vaja, too much, kõike on liiga palju, kuula teda, pane kinni. Pane endale taustaks veevulinaid, metsakohinaid, delfiine, käi looduses, ole vaikuses. Kui sa üksi vaikuses ei suuda olla või sa ei saa aru veel sellest, mida see tähendab, miks sellest nii palju räägitakse, miks meil on 3 korda nädalas kohalolu Zoomis. Need, kes seal osalevad, nemad teavad. Meie teame, sest me oleme suunatud seda tegema juba ainuüksi iseenda pärast. Ja see, et Raama juhatab need olendid sinna lõdvestusse, see on täiesti ekstra boonus. Ta ise ütleb, mis on hetkel kõige vajalikum informatsioon selles lõdvestuses, mida need kehad on suunatud jälgima, tajuma. Ja selle eest me saame talle olla ainult tänulikud jällegi. See, mis toimub selle varjutuste koridori alguses, see, nagu ma ütlesin, see on järgmine push, see on järgmine tugev lüke meie jaoks. Astuda edasi, lõplikult raputada lahti kõik see vana. Sellepärast, et uut tuleb nii palju rohkem peale, et kui vana on ees, ei ole tal ruumi tulla, eks ju. Tuli, mida teeb see tuli meiega? Tuli on see kirg, see loovus, see autentsus. Nii nagu sa said juba aru, kõik nahad on maha aetud, kõik maskid on langenud. Tõde tuleb järjest rohkem. Siia tuli ka sellepärast jälle see akvamariin, ei tulnud midagi muud. Malachit tuli kõrva. See on see süda, see tõde, see julgus. Aga tasakaaluks on siia pilti, kus on maa, kus on tuli. Ka vett vaja. Sellepärast, et meie ei ole siin Raamaga sulle ütlema, mis on õige, mis on vale. Kõik need podcastid, mis meieni on juhatatud, võib panna selle ühise kirjelduse mulli sisse. Nad sildistavad. Ja vot see ei ole tore endiselt. Seni, kuni inimkond sildistab, kas oma kogemusi või teisi olendeid. Ei ole me harmoonias. Siis meie ülesanne siin sinu ees on juhatada rahus, tasakaalus, ise ette näidates seda, kuidas meid juhitakse, ja anda sulle edasi seda usaldust, et nii toimib. Igaüks ise otsustab, kuidas tema jaoks antud hetkes kõige paremini töötab, kõlab, mis iganes informatsioon vahetatud saab. Raama suunab väga meid uuesti kuulama neid Vikerkaare silla lülitusi. Armas, kui sul on aeg
mida sa endaga veedad ja sa tahad ennast toetada, võta järjest ette ja kuula ära need, sest meil ei ole aega, et võtta neid videosid ja ümber lõikama, hakata välja lõikama. Rama ütleb, ei, seda me ei tee, kindlasti ei tee. Need saated on su jaoks tehtud, seal on väga palju informatsiooni, mis puudutab meie transformatsiooni, transmutatsiooni, et paremini ennast mõista. See töö sai tehtud august, september, oktoober. See on sulle antud ja juhatatakse meid uuesti seda üle kuulama. Miks? Seal on need alkeemilised põhitõed üsnagi ära selgitatud selle energiamaailma muutumise mõistmiseks, eks ju. Ma rohkem praegu sellest ei räägigi, sellepärast, et me oleme just nimelt selles nullpunktis, see, millest ka eelmine aasta me saime juba sulle räägitud, kuhu me astusime siis eelmise aasta veebruari-märtsiga, kui Pluto astus meil veevalajasse. See oli 24. aasta kevadel. Ja vahepeal ta nüüd tegi oma retrokraad edasi-tagasi liikumist, eks ju. Siis nüüd Pluto on astunud veevalajasse või astumas kohe, nüüd siin ma astub lõplikult veevalajasse. Tema koostöö praegu Päikesega, Jupiteriga, Uraaniga. Küsimus jälle, mida see Uraan meile teeb, siis mida ta toob meile? See revolutsionäär toob väga võimsa tõe välja. Tema on see, kes paljastab kõik selle, mis praegu järjest tuleb. Tema on see, kes aitab meil praegu transformeerida seda kõri tšakrat, seda 3. silma avamist koos Saturni ja Neptuniga, kes on jääras, astuvad sinna koos 3 päeva pärast, 20. veebruaril, reedel. 0 kraadi jäära. Ja 44 minutit oli minu arust nad mõlemad ja vot selline seis oli viimati circa 6000 aastat tagasi. See omakorda oli Atlantise allakäiguaeg. See oli see, kui algas Gaia Yuga, see Yuga ajastu, see pime patriarhaadi valitsus, ego programmi käivitamine. Nüüd on see täielikult läbi. Energiamaailma pilt muutub täielikult. See 6000 aastat on möödas, mille kõige pimedam aeg oli 2000 aastat tagasi. See ütleme nii, et jäär ja kalad, need 2 ajastut, 2000, need olid inimkonna jaoks kõige raskemad. Ja need on selja taga lõplikult. Kui sa arvad, et see kõigest vanast loobumine, vana maha jätmine, et see on ainult üks väljend ja ma ei tea, kuidas seda teha, kuidas sellest aru saada, mida ma pean siis tegema. Sa oled siin
et luua uut, et olla selles ülemineku etapis. Ja kui sa teadvustad, et nii kõik siit on ajaliinil ainult edasi kerguses liikumine, sest kõik raskus jäi nüüd selja taha, siis see valge pinna jutt, meie küünal ainult hingitseb ja mind nii häirib see, ma vahetan ta välja. Millega ma su välja vahetan, ei tea. Äkki tal on vaja pea püsti tõsta, ta on vist otsa pidi küünlarasvas. Näed, see tuli tagasi. Tiiger kolistab, mängib. See valge kanvas, kus me oleme, eks ju, me ei saa toetuda seal mitte ühelegi vana maailma teadmisele, sest seda energiat enam ei ole. Nii, sa ei saa keeta, lambi näide, sa ei saa keeta lihasuppi ilma lihata. Nii, seda liha enam ei ole. Sul on täiesti uus puljong. Mida sa sinna sisse paned? Kuidas sa hakkad looma seda uut pilti? Need teadmised, kui sa ütled, ma ju ei tea, ma ei oska seda ette kujutada, usalda, need pildid tulevad sinuni. Need lülitused toimuvad meis kõigis, siin ja praegu. See varjutuste koridor kestab 2 nädalat ja lõpeb portaalis 3.3. Kui ma ütlesin, et ma lähen nüüd numbrite juurde, kui ma ütlesin, et Saturn ja Neptun on 0 ja 44 minutit. 44 minutit, mis see jälle ütleb meile, mõlemad loovad uut vundamenti. Üks loob seda vaimsel tasandil, teine materiaalsuses. Saturn ja Neptun. Vanad struktuurid, see on Pluto töö lõhkuda, Uraan aitab ja nii edasi. Saturn aitab uusi struktuure looma hakata nende visioonide järgi, mida Neptun meile annab. Ta avab meie sees need pildid, miks käib ümber häälestamine, miks on kõik paistes. Sellepärast, et see võtab aega. Meie vastuvõtumasina muutumine, muundamine võtab aega. Võtab sinu tähelepanu, et sinust saaks parem vastuvõtja ja sulle avatakse need uued visioonid, mida me veel ei oska näha, ette kujutada. Kellele näidatakse unedes, kellele mitte. Kes elab veel läbi oma õudusi madalas sageduses. Tervist. Tuleb nuusata nina ära vahepeal. Teeme seda. Uhkus pani mind aevastama. Räägi, eks ju, ja näita ette. Nii on. Joome. Nii et see, kui me täna ei tea, mismoodi ja mida me lahendame, me ei pea teadma seda, mida me hetkes ei tea. Me ei pea otsima lahendusi, vaid me peame usaldama, et kõik, mis on meie poole teel, ka meieni jõuab. Kas me näeme, kas me oleme valmis nägema, kuulma ja vastu võtma? Vot see sõltubki meist igast ühest endast. Need visioonid. Ja Atlantis ütleb, et ta siin tahab öelda meile, kuna see on seotud just nimelt selle ajaga, kui Atlantis langema hakkas. Siis sealt hetkest me ikka omale need sõnumid oleme siia muutusesse saatnud. Kas ja kui palju sa väärtustad igat oma päeva, kui tänulik sa oled selle võimaluse eest olla siin ja praegu?
kas ainuüksi see paneb sind endale naeratama? Relaxation. See puhkamine, see olemine, see on see kõige võti praegu. Lõdvestumine, lubamine, alistuda. Mitte midagi tegemine. Maksimaalselt, ehk siis meie praegune ülesanne, pikemat aega juba, eks ju, meid suunatakse sinna. Muidu ei oleks ka meil neid olemise suume. Nii palju infot tuleb, et ma ei jõua nii kiiresti rääkida. Näited sulle, kuidas valgustunud meistrid on jõudnud sinna, kus nad jõudsid selles 3D maatriksis, selles möödunud 6000 aastas, selles madalas energias. Täpselt samamoodi. Ainuke vaheraama ütleb on see, et meiega toimub see nii palju kiiremini. Ja just nimelt järjest kiirenevas tempos. Ehk siis see tähtsus olemisel tõuseb ainult iga päevaga. Mida vähem sa oma energiat annad mujale, seda kiiremini toimuvad sinu heaks toimuvad muutused. Mitte sinu jaoks, sinu heaks toimuvad muutused. Vaata, mida sulle ütleb sinu keha, kui ma kordan seda lauset. Mida rohkem sa alistud olemisele, puhkamisele, mitte millegi tegemisele, seda kiiremini toimuvad muutused sinu heaks, mitte sinu jaoks. Kui me ütleme sinu jaoks, tõstab see programmi muster kohe siia selle puudusteadvuse energia, kus kogu aeg on midagi puudu ja midagi on juurde vaja. Ehk siis teadvustamata oma olemist ja ajades taga ja otsides lahendusi enda jaoks, toimub see mõistuse tasandil. Sa soovid enda jaoks midagi korda saata. Enda jaoks tood sa puud tuppa, et saada soe ruumi enda heaks. Rääkides veel nendest numbritest, see 44, millest me rääkisime. Kus Neptun ja Saturn on reedel, 20. veebruaril? Need 2 vundamenti, mis kokku annavad 8. Selle lõpmatuse, selle lõpmatult uue alguse stardi, külluse, hingolendi täieliku uuenduse. Kas seda saab kerguses vastu võtta? Tööd rügades, tegusid tehes või olemises? Tunneta ja tunnista endale, kumba hunti sa toidad. Igas hetkes, igas päevas, igal sammul. Sest kui su keha küsib keset tööülesannete täitmist, et ta enam ei saa, tal on vaja puhata, mida sina teed? Kelle sa tõstad esikohale?
kas sa tuled enda kestast välja, sest kestast me loobusime. Selle tuli hobusena ja ütled, et mina tulen esimesena. Sest ainult nii saad sina edasi liikuda. Siin all on mul mõtete kontrollimine. Näitan sulle seda ka, sest see on täpselt seesama kirjeldus, mida ma just sulle rääkisin, eks ju. Kuidas tuled sina oma kestast välja? Kas kontrollib sind Matrixi tegevjuht läbi egoprogrammi või oled sina oma elu peremees, oma elu looja? Mis ei tähenda seda, et sa tuled täna ära palgatöölt, kui sul on see vajalik. Vaid see tähendab seda, kuidas sa ennast esikohale tõstad, et sa saaksid seda naudinguga teha, mida sa oled hetkes kogemas läbi selle töötegevuse. See tähendab seda. Need 2 nädalat, mille järel me jõuame 3-3 portaali, kui see karmakoridor lõpeb. See on jällegi järgmine jumalik ajastus. Me praegu ei lähe sinna. See on kokku. Puhas armastus, tasakaal. See on 6. Me läheneme järjest kevadisele pööripäevale. Kosmilise uue alguse käivitumisele siis, kui niimoodi võib öelda. Sest meie jaoks veebruarikuu läbimine on see suur tõuge edasiliikumiseks. Ja kõik, mille sa praegu külvad, saab väga rikkalikult toidetud, kiirendatud, kasvama pandud. Jälgi, kus ja mida sa oma tähelepanu annad. Ei väsi kordamast. Meile seisab ees järgmine kuu oma muutustega, aprill oma muutustega ja ülivõimas juulikuu galaktilise uue algusega. Iga samm on järgmise jaoks ettevalmistus. Sina, kes sa küsid siin samas vahele kogu aeg, aga millal siis need muutused tulevad, ma ei näe. See tähendab, et sinu sees ei ole sina endaga muutustega algust teinud. Kui sina ei näe täna muutusi nii enda sees ega enda ümber, sest kõik saab alguse sinust endast. Ja kui peegel sinu ümber ei näita sulle pilti, millega sa rahul ei ole, siis sul tuleb enda sees teha tööd nii kaua nende mõtete juhtimisega, nende rahus olemistega, et sul hakkab meeldima see peegeldus, mida sa enda ümber näed. Kui sa võtad lahti oma sotsiaalmeedia, mida sa sealt näed? Kas see käivitab sind või see rõõmustab sind? Kas see rahustab sind? See ärritab sind? Jällegi me võime neid silte ju veel siia korjata, sa juba said aru. Mida sulle näidatakse? Milline peegel on sul seal vastas? Samamoodi, milline peegel on sinu YouTube'i valikute voos? Sest AI on peegel. AI kuulab meie mõtteid ka juba. Ei piisa ainult sellest või ei ole vaja ainult kõva häälega rääkida, et ta saaks aru kõigest.
ta korjab selle sõnadeta energia ka ülesse ja annab sulle ette. Teadvusta. Mõtete juhtimine on põhjusega meil siin laua peal. Jah. Nii on, armas. Üks sõnum siia lõppu. Me tõmbame otsad kokku. Meil ei ole rohkem siia portaali vaja midagi sulle juurde mõelda. Kõik, mis vajas edastamist, on edastatud. Infona ütleme seda, et süüa või mitte süüa, mida, millal, kuidas süüa. Tugigrupp pühapäeva õhtul kell 7. Selle muudan ära. Kuna inimestel ei ole seda huvi väga vaja, on olnud üksikud inimesed iga kord, okei, me saame hakkama ka ilma selleta, kui on vaja. Nendega ma saan suhelda ka otse. Ja tuleb see kella 7 üleüldine, avatud küsimuste ja vastuste ring. Mis iganes teemad on sulle hetkel õhus, sul on võimalus sinna siseneda ja tulla rääkima. See jääb avatud aknaks pühapäeval kell 7. Olemises, kohalolus, just nimelt selle kehamasina lõdvestamises, mis on meie jaoks kõige tähtsam. Me peame olema valmis muutustega kaasa minema. See tähendab, et meil on vaja väga palju tegelikult koguda energiat. Igal esimesel võimalusel mitte kulutada energiat, vaid koguda energiat. Et vastu pidada ja läbi minna ees olevatest muutustest. Polaarsuste muutmine ei tähenda nipsust midagi kerget. See tähendab suurt muutust. Need, kes polaarsuste läbimisega toime tulevad, need lähevad ka suurele armastuse lainele vastu oma valmisolekuga vastuvõtjatena selle tugeva ülestõusu laine vastuvõtmiseks. Selleks on vaja olla olemises. Rahus, teada ja teadvustada, mida tähendab rahus ja tasakaalus olemine. Kas iga esimene muutus, mida ma tunnen ja kogen, viib mind tasakaalust välja, endast välja või siis mitte? Sellised soovitused. Me oleme su jaoks olemas, me oleme täpselt nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Ja see on ka see loosung, mida Raama kordab, et kui sa teed oma igapäeva toimetusi, tee täpselt nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Ära tee midagi igaks juhuks või sellepärast, et nii peab, sest need on kõik vana maailma mustrid. Sa ei ole siis uue looja, kui sa lood vanas energias. Uue loojaks saad sa läbi olemise. Läbi vastuvõtmise. Aitäh sulle, armas, kes sa oled meiega lõpuni jõudnud. Aitäh sulle, kes sa oled meiega olemises ja toetad seda valgusvõrgustiku hoidmist. Aitäh sulle, kes sa toetad meid materiaalsel tasandil, see loeb meie jaoks väga palju. Kutsun üles, kui sul on võimalik, aita meil Miiloga opile minna. Meil on operatsiooni aeg paigas. See on sellel samal imelisel 20. reedel. 0 punktist algusega ja me läheme lõikame ära Miilol huule pealt kasvama hakanud
sellise rasvkoelise kasvaja, kes on tal olnud beebist saadik, aga ta on nüüd viimase poole aasta jooksul ägelenud ja ma tunnen, et täpselt nüüd on see aeg, kus tuleb see ära lõigata. Huulehaav peaks kergelt paranema, nii et aga rahaliselt on meil ta vaja ikkagi kinni maksta. Et kui sul on see võimalik aidata, meil Miilot aidata, siis me oleme väga tänulikud sulle. Samamoodi me oleme suunatud muutma natukene elulooja struktuuri, kes on see pereliige, kellega me käime süviti rohkem, kes on see vabakuulaja, kelle jaoks on kõik materjal kogu aeg saadaval olnud ilma igasuguste küsimisteta, ilma igasuguste tingimusteta. Väga üksikud olendid on täna aru saanud universaalsetest seadustest, andmise, saamise koha pealt, energia jäävuse seadusest, eks ju, et kui midagi antakse, siis ka tuleb vastu ja nii edasi. See ongi energia jäävuse seadus. Andmise ja saamise printsiip, millest me oleme rääkinud elulooja kodulehel. Soovitanud erinevaid variante. Kui sa ei ole meie kanali tellija ja sa ei saa iga kord teavitust selle kohta, et me oleme uue info üles pannud, pane see telli nupuke aktiivseks. See ei tähenda sinu jaoks rahalist väljaminekut. Paljud kardavad võib-olla seda nuppu vajutada, arvavad, et nad tellivad midagi. Aga meil ei ole hetkel ühtegi rahalist tellimust mitte kuskil. Sa tellid omale informatsiooni kohale jõudmise. Ja kui sa vajutad seda kellukest, mis selle tellinupule vajutamise järgi tuleb, siis vajuta kõik teavitused. Sest me jagame informatsiooni väga erineval tasandil, erinevatesse playlistidesse, esitlusloenditesse eesti keeles, jah. Et kui sa oled ühes sageduses ja tellid ja paned personaliseeritud, ei pruugi sa teisi saada. Aga võib-olla sa oled oodanud saada ka midagi muud kui ainult portaali informatsiooni. Miks me oleme suunatud seda infot üle kordamast? Me ei ole ammu sellest rääkinud ja me teame, et igasugused uuendused muudavad ka tihtipeale meie seadeid. Kui sa oled juba omast arust tellinud seda kanalit, aga ta ei ole sul aktiivne, ei näita sulle, et ta on sul tellitud. Telli uuesti. See on ainult klõpsatus. Ja kui sa oled videot vaadanud, juba alguses võid kohe ära panna laigi, sest see annab jällegi teatud tagasisidet meile, et sa oled teisel pool. Meie vaatajad kõik ju ei oska seda nuppu vajutada. Nad arvavad, et äkki keegi arvab neist midagi. Aga see ei jõua kellenegi. See info ei jõua ka meieni, kes vajutab laigile, kes mitte. See on täiesti anonüümne. Aga see loeb palju. Kui 10%, 11% on see tavaline, siis kui ma ükskord seda mainisin ka saates, tuli sinna 20%. Kas kunagi on võimalik, et iga vaataja jõuab tagasisidestamiseni meie jaoks, edasisidestamine? Sest et kui sa annad meile märku, et ma olen siin, oleks seal süda, ma ütleks, pane süda. Sa võid alla panna kommentaari, sa ei pea midagi kirjutama. Sinna jääb sinu nimi. Ja kui sa kardad, et sinu nimi sinna jääb, ära sa pane sinna südant. Pane see like. Sinna ei jää sinu nime. Aga jääb meile sõnum, et sa ootad järgmist informatiivset videot enda jaoks. Nii on. Ja rohkem me ei räägigi, vaid me võtame ette energia lugemise. Ja teeme sellest teise salvestuse.
järgmise korrani. Namaste.